oli sedasi, et me istusime kunagi Alar Karisega koos, arutasime mingit teadusasja, siis kuna muuseum kuulus tol ajal zooloogia ja hüdrobioloogia instituudi alla, siis Alar oli nagu vähe rahulolematu, et seal midagi ei toimu eriti. Ja siis pakkus välja, või ütleme, et arutas sedasi, et seal võiks kas või mõne uue näituse teha. Ja kuna mina olin just hiljuti hakanud tegelema sellise teemaga nagu loomastiku ajalugu, siis ma mõtlesin, et pakuks välja sellise variandi, et Eesti loomastik peale viimast jääaega. Vaat nii see idee tekkiski. Ja siis see materialiseerus õige kiiresti, sest et oli selge, et ega meil endal siin mingisugust suurt luude kollektsiooni tegelikult ei ole. Aga siis ma võtsin ühendust Tallinna Ajaloo Instituudist Lembi Lõugasega, ja kes oli kohe nõus kaasa lööma ja kes haaras veel omakorda sealt oma instituudis siis kunstniku ja kujundaja. Ma mäletan, et see oli 2001. aasta sügisel, kui see idee Tartu poolt välja käidi. Mina pöördusin nüüd meie inimeste poole siin. Meil oli tollal tööl kunstnik Jaana Ratas ja meie tollaegne IT-spetsialist Toomas Mägi, kes valdab ka arvutigraafikat hästi. Ja nemad kaks inimest, kes siis ka sellist arheoloogiat populariseerivat tegevust siin meie instituudis arendasid. Kokku siis osales näituse tegemisel aktiivselt põhiliselt 5 inimest. Lembi Lõugas, kes oli siis selle näituse põhiline kokkupanija, siis meie Alariga olime rohkem nagu ideeautorid ja me koostasime ka seal, aitasime osa näitust koostada, väikse osa. Ja siis Jaana Ratas oli kunstnik ja Toomas Mägi oli kujundaja. Näitus oli siis eelkõige selleks ette nähtud, et anda niisugune lühike, aga hästi kujundlik ülevaade sellest, kuidas kujunes meie maa loomastik välja peale jääaega. Ehk siis viimase 10 000 aasta jooksul, mis on toimunud meie loomastikuga. Idee oligi selles, et ajastada kuidagi sellises ajaskaalas seda näitust. Nüüd väga keeruline on tegelikult panna seal 10 000 aastaid nii ajas kui ruumis ühte vitriiniritta, aga sellega pidime me arvestama ja see ajaskaalana esitatav idee tundus nagu kõige mõistlikum olevat. Et isegi märkida ära need aastatuhanded seal, et inimestel oleks või muuseumi külastajal oleks nagu kohe hea piltlikult ees, et millises aastatuhandes ta parasjagu viibib seal vitriinis. Nüüd, kui see ajaskaala idee oli paika pandud, siis tuli mõelda, et mida seal esitada, sellepärast, et meil on ju tohutut hulga uurimismaterjali sellest nii keskkonnast, veekogude arengust, kliimast, loomulikult siis loomastikust, taimestikust. Kõige keerulisemaks võib-olla ma
peangi selle näituse juures seda, et kuidas me seda aastatuhandet nüüd seal kajastame, et tekiks selline visuaalne ülevaade